That's so Maljukas, osa 5, Pärtekas on tagasi. Straight episoodi järjest, sest et Maljukas oli iga päev tegi mingi 3 reel, sest ta ei saanud tulla, ta oli nii kiire vaata. Ja muidugi sa valisid, arvestades asjaolusid, mis meil eelmises episoodis olid, sa valisid ikkagi täna tulla. Alustame siis sellest, sa kell mingisugune 3 Sa ei pea minu asju rääkima praegu teistele. Kui sa kell 3 öösel kirjutad Pailas vä, tulge Pailasse! Kirjutan kell 10, naeran selle peale. Haha, kus sa sekundi pealt mulle vastad? Pudel käes, tulge peole! Kell 10 hommikul! Oota, see... Mis pudel käes? Ma ei tea, sul oli pudel käes. On tegi pilti või? Jah. Ja sa tule nüüd siia, sul on hääl natuke ära. Nägu on natuke paistes. Mida sa ajad? Silmad on loojas. Nägu paistes. Silmad on loojas, hääl on ära pohmellis. Ei, mul on nõrgad häälepaelad, ma olen hästi palju rääkinud viimased päevad. Ja oled jah? Okei, davai. Aga sa tead seda, et me reageerime siis pühapäeval pärast seda, kui video tuli välja, siis mis meil eelmine, me veel ei tea, kas me saame seda täis või mitte, aga siis ühesõnaga oli siis lubadus, et kui video saab 6000 laiki, siis Pärtekas ei joo kuu aega, alates sellest momendist, kui see täis saab. No vaatame, see on tund aega umbes laivis olnud, praegu on 1000 laiki juba. Samas peale seda eiliselt pidu ma tegema mõtlesin, et see kuu aega et ei teeks halba nagu. Sest ikka kui see kell 10 mind peole kutsus, siis on ikka ravi vaja. Hommikul, ühesõnaga, That's so Maljukas, mida Maljukat, episood 5. Endiselt tegelikult see saade meid ei kotti, me lihtsalt jäpime siin praegu. Andrei lihtsalt ammu ka aega veeta koos. I love my fans ja siis ma tulengi vaata. Jaa, siis Maljukaga samamoodi vahepeal. Ja kurvad uudised Janesega. Ja ma kuulsin Janes ei ole kahjuks enam meie juures. Kellil on allergia? Ei, ta ei surnud ära, ma lihtsalt ütlen, et ta nagu Kelli vaimus ära. Janes läks tagasi Malli juurde, sest Kellil on ikkagi suur allergia. Malli ütles, et Kelli oli päris kurb olnud ka. Väga kurb, nuts, ebareaalne. Nii kurb. Ühesõnaga, vaatame seda. Nüüd jäi ju cliffhanger eelmine korda. Oli cliffhanger, vaata sul lusti seal kohe mingi kossi siin kohe alguses. No vaatame, pärast räägime lusti kossi. Davai. Enne kui me videoga edasi liigume, siis tahaks teile rääkida tänase video sponsorist, kelleks on Storytel. Storytel on suurim valik audio ja e-raamatuid ühes mugavas äpis. Sa ei jaksa raamatut lugeda, nagu mina. Sa ei viitsi suurt kolakat raamatut kaasas tassida. No, mul ka ei ole ruumi. Aga Storytelis on 700 000 raamatut nii inglise, eesti, vene kui ka soome keeles, mida saad siis audioraamatuna kuulata või e-raamatuna lugeda. Liitumiseks klikka descriptionis oleval lingil, registreeri ennast lihtsasti kasutajaks ja ainult läbi selle lingi saad 30 päeva Storyteli tasuta, täiesti tasuta proovida. Pane see video korra pausile, tee rahulikult ära ja meie alles siis jätkame videoga. Go3 esitleb. Süüa ka telima või? Muidugi. Suur pitsa 3 peale? Jaa, ühe slice'i tahane välja. Ma nii skinny. Pärtekas miksi terve. Miks ma käin siin nagu reaalselt? Ma nagu mingi massohist käin. Sulle endale meeldivad need naljad ju? Nii naljad. Mis sa arvad, kui sa ei naeraks, ma teeks neid nalju või? Reaalselt siin naeran kodus, võtan patja pärast. Sa ütlesid mulle, et mul on näguga paistud. Ja et ma söön üksi terve pitsa ära. Nagu mingi nagu mida helli. Ja sa oled mingi, sulle ju meeldib nii naljakas. What the fuck? Tõesti, kellele ei meeldib? Äkki leiad veel midagi toredat minu kohta? Sa veel tumedamasse riietusse ei tahtnud riietada. Kelli ausalt ka jäta maha, Andrei. Ei, see on nii nopes. Teeli siis salatit. Kaks idioot. Ei, see on nopes. God damn, bro. Terike mäkki või? Mis sa tahad? Samas võib ju. Ei no pohmaka võiks mäkki eriti maitsema. On küll jah. Nii, mis sa tahad? Mina tahaks... Kõik mis on nii smakud.
selle eest, et sa nii värvid ja sa oled, siis saad türa ma suren ära ja me ei ole saadet hakanud vaatamegi. Ma räägin, miks see teeme üldse mingit reacti, kui me reaalselt isegi ei reacti mingit siin. Nii, Pärtaka McDonaldsi tellimus, 2-kordne juustuburger, Fanta, free kartulid suured, ei aitäh. Hakkame saadet. Tund aega hiljem. Reaalselt. Rohkem trenni, vähem jooki, bikiini fitnessi. Samad sõnad ka minu poolt sulle. Kuidas me siia jõudsime nüüd? No ühesõnaga, et siin tuleb kohe see lustidraama ka, et nad läksidki vaata, kus palju neid videos tegid. See on see pärast seda või? Ja, et nad on siin nagu praegu läksid romantilisele. Ja siis pärast seda ta ei juba ei saaks story'd tegema. Ja praegu vaata hakkab jooma ja siis sealt nagu... Oh my god, meil on behind the scenes sellest. Kui öeldud, et siin ei ole üldse süsivesikuid, see on kõik. Ma ei tea siiamaani, mis on süsivesik. Sai või? Sai on süsivesik või? Hea vestlus. Kuule, mis see Valk? Nagu Laura Valk või? Jaa, Laura Valk. Rasv. No süsivesik, ta ei pea teada. Mina tean obviously, aga nagu... Mis on siis? Mis on süsivesik? No süsivesikud on nagu nendes... ongi saias ja makaronid. Sa ütlesid täpselt sama, mida ta eest. Ma tean, et peab kodujuustu sööma ja natuke süskerikka. Ma ei tea. Mida sa räägid? Ma ei tea, ma olen 2 tundi maganud. Ja kelle siis on? Sinu, sest et sinul on vaja muga hängida siin. Tööd on vaja ka teha, eks ole? Kas sa maksad mulle selle eest? Purksis, jah? No võt. No võt, sa saad 10 eurise purksi endale. 10 euri tunnis on jumala okei saada. See on väga, jah. See on väga decent. Aitäh sulle. Free wages. Täna hakkab paks romantikat saama, sest Maljukal ja Märtenil on tähtis päev. Nimelt said nad 8 kuud tagasi esimest korda kokku. Meil sai siis 8 kuud, mis tundub naeruväärselt vähe aega. Me oleme nagu 16 aastased. See täna 8 kuud. Ja palju Malju arvas, et Märten, nagu ta põdes, et Märten palub tal kätt vaata seal. Seal samas või? Jah. Ja siis ta põdeski, et äkki Märten palub seal põllu peal nagu kätt ja siis ta oli mingi, oh my god, me ei ole valmis selleks ja siis ta ei palunud, aga ta Ja siis ta oli pärast solvunud selle peale. Klassik. Lõndbust tuleb muidugi väärikalt pühitseda. Ja mis saaks selleks olla parem mõte, kui teha tätoveering kogu eluks. Teeme kivikäärid, kes esimesena läheb siis. Kivikäär, paberkaev, 1, 2, 3. Ma ei suuda kuulata. Märten ka või? Ta ei hakanud vastu vaidla. Aga Märten on ka Pärnust ju. Muidugi. Ja, siis ta ei hakanud vastu vaidla. Jesus fucking Christ. Tõsise näoga ka või? See on nagu tavaline, see on täitsa okei. Ei ole. Ta mind igavesti. See on kõige cringe'im tatoveering, mis mul on keha peal. Mul on neid päris palju. Mõtle, kui naljakas oleks, kui ühel olekski see tatoveering, et please love me forever, ehk siis eesti keeles palun armasta mind igavesti ja siis teisel on siuke tuim, ma proovin. Vaatab ilus see välja. Okih. Malju vähepeal Ta ütleb okih või? Kirjutab okih. Mulle ta otseselt pole nagu väga harva vist kirjutab. No okih on väga veider. Kui sa kirjutad okih, nagu sa kirjutad mulle mingit infot, siis ma panen sulle okih. Aga kui ma panen okki. See on okih. No okih on okei. Okidoki. Okidoki on ka okei isegi veel. Aga okih on nagu täiesti lapes. Aga võib-olla tahtsidki olla veits edgy, vaata. See on nii klassik, vaata, et mingi teed tatok ära ja siis näitad sõbrale, vaata, et kuule, näe, vaata, uus tatok. Päris halb. See on mingi ma tegin fucking nagu permanent asja, vaata, nagu ma ei saa seda nagu niimoodi ära kustutada, vaata. Aga ma ei ole kunagi kellegile niimoodi teinud, ma olen mingi, see tundub väga. I'm happy for you, et sa oma valik. That's brutal. Ei, see on nagu, kui sa oled ise õnnelik, siis ma näen. See on jumala brutal, see on brutaalne. See on parem kui see. Täpselt, see on võrdusmärk. Aga viisakamalt. Viisakamalt, aga nagu see nagu... Tähendab sama. Tähendab sama, reaalselt. Sinu käe peal oleks kindlasti palju ilusam olnud. Saad mu salatit maista? No ei taha muisti praegu. Suru pärast kõlba kurkus. Ei, no see on lihtsalt 100% kelli lihtsalt. Tahad süüa? Ei taha. Juba tuleb. Ja nagu ma ei saa midagi teha ka, ma nagu, ärre tee, vaata, ma tõstan mingi,
mis sa ikka vaidled, vaata Martiniga mingi tead, tegi suulati, mis sa ei vahe, sest see on mugid rahulikult lähevad edasi. et tätoveerija mingi, ära pane, et läheb kurku, mul on savi. Söö, kurat! Kui ma pakun! Tätoveering siin alakõhul, mille ma tegin, kui ma olin ikka väga tugevalt alaealine. Ma valetasin Pärnus Timo tatuusalongis ja mu tädi ja mu ema kasutasin oma tädi ära, viisin ta sinna ja lasin endale teha siukse kassi, mis näeb mitte just parim välja. Põhjus oli sellepärast, et ma olin 14-15, mul oli üks peika ja siis ma ütlesin talle, tead, ma lähen teen tätoveeringu, mis ma teha võiksin, et ütles, ma ei tea, tee kass ja ma olin nagu, oh my god, best idea ever ja nüüd mul on mingi väga inetu kass on siin. Ja väga imeliku koha peal, ma mõtlen, ma olin peaaegu laps, miks ma mingi vagina ümbrust tätoveerin nagu alloo. Et Peikale pärast edata vaata mu kiisuke eest. Äkki Peika oligi vaata mingi vanem tüüp, vaata mingi väike pervert, vaata. Ei, ma arvan, et tal oli ikka enda vanane minu arust. Jaa, aga see on õnneks, vaata, kui sul vähemalt minul on ka see, et kui mulle keegi nagu meeldib, siis mul nagu kõik ajukeemia läheb nii sassi, et ma ei oska nagu normaalselt käituda. Sulle öeldakse lihtsalt, tee nii. Saab, kõik, mis... Kohe, mida? Ei, ma reaalse, ei nagu see on lappes, tegelikult ei tohiks, aga nagu see on lappes. Selle tätoveeringu ma tegin oma Heartbreak Eral ja siin oli kirjas, aitäh, et sa minuga juhtusid, see on kõige tiibim tätoveering, mis mul on. Ei, ma armastan, et ta on nii dramaatiline, on täpselt sama dramaatiline, nagu aitäh, et sa minuga juhtusid. Ei, see on nagu nii deep shit, mida nagu täpselt minu type. Kõik nagu totokasse kirja ka veel. Siin on nagu see, siis kuskilt siit jookseb terve tekst. See on parfüümipudel, selle me tegime kunagi Kardoga pimesi nagu tätoveeringud, et tema valis minu oma ja mina tema oma ja siis me nägime alles siis, kui see valmis sai. Mis see ongi? Parfüümipudel. Ja lihtsalt ütlen, et Pärtekas pani mingisugune liiter parfüümi endale peale, sest et lihtsalt ta haiseb nii rõvedalt pärast seda joomist. Okei, no õhka. Tee niimoodi. Ära aja siit, ma pesin 4 korda hambaid. Ega see ei aita ja mis sul siit seest tuleb? Ei, sa ajad siit, mul ei ole mingi haisu. Ära kiusa Pärtekat. Ma ei nüüd... Sa kiusad teda nii palju. Ei kiusa! Küberkiusa. Ta ei haise, ta lõhnas väga hästi. Jaa, tegelikult. Ma räägingi, tal on teate, naised. No, kurat, aga ei, tegelikult ma ei haise, ma lõhnan nii hästi, ma olen nagu kogu aeg nagu üks roosinupuke reaalselt. Et ma ei haise, I would never. Okei, I would never haise. Ei, 4 minutit vaadata. Ei, see on nii lapp. Tähistamine läheb aga täistuuridele edasi ja koos sõidetakse loodusrüppe. Mõtlesime Märteniga, et tuleme kahekesti puhkama, Noa, Rootsi, see on siuke Nordic stay. Ja võtame mingi 3 venda veel kaasa, vaata, kes filmiksid kogu asja. Tulge kõik siia. Kuid sellesse vallatusse oles kellur rammib sisse varemala... Hakka pihta! See, mille pärast me üldse seda epsi vaatamegi, vaata. Suur skandaal. Suvine kõmumeedia juba kihab, sest Malluka ning Kristina suvelaagri kohta ilmus hävitav kriitika. Hakkas pihta see, et Elu24 ei tootnud jupp aega mitte mingit muud sisu, ainult erinevad inimeste arvamused, kui sitt oli vestlusõhtu, sealt tuligi. Tegelikult on väga inetu, et Elu24 ka siukseid artikleid kirjutab nagu toomelt. Aga selle nimi on hapukurgi hooaeg. No. Ei saa meedia peale pahan olla. Saad sa annaks keegi mulle pisikese vihjegi, näiteks Brigittest, ma oleks kohe blogis üleval. Nii et ma saan aru, vahet ei ole, meedia töötabki nii ja I don't give a shit. Sest mul on 2 koksi sees. Nagu kokteili. Malluka ja Pärtelpoja vestlusõhtu külastaja. Nad jõid ennast. Ta oli hoosi. Ja vaata seal juba. I don't give a shit, mate. Mul on nii mahoi. Ma teen kõik ära. Mul on nagu täis suva, mis te ütlete. Minu on ikka 1-2. See on ühe ka ei joogi. Ja vaata. Ja see enese kindlus. Laval täis ja lihtsalt ropendasid. Putsi, seda ma küll ei usu. No mõtlengi, inimesed mõtlen. Ma ei hakkaks elu sees siukse näoga venda sebima, nagu sorry, mis sul Anna andeks, kallis, I love you, aga mis sul peas toimus, kui sa mõtlesid, sa näed välja nagu sa oled elu hammasrataste vahele jäänud 60-aastane vana mees. Tol ajal ma siiralt uskusin, et ma kunagi endale uut pruuti ei võta, must jään vabaks meheks.
aga läks niimoodi, et seal see kaunitar istus. Tead, mis on, okei, sinu komplimendid on ka toredad, aga palju naljakam lugu. Kui me istusime maha, siis ma istusin nagu seljaga seina poole ja siis Märten istus nagu minu vastu ja siis ütles umbes, et mulle ei meeldi seljaga ukse pool olla. See oli mingi teine lause, mis ta ütles. Ma ütlesin, nojah, vangla teeb seda mehega. Nii et jah, kohe. That's crazy. Maailma ütleb nii toorelt ikka, aga ma tean, et mõndadel meestel on mingi teema sellega, et peab sisse pääsma nägema, aga see ongi vist mingi, ma ei tea, kas see on vangla teema just, aga ma tean. No see on see, kus susse hästi teed. Siis minul ei ole küll, mul on nii savi, kui ma nagu ei ole niimoodi mõelnud, aga jah, vaata, kui sa... Ei no sa pead jälgima olema, muidu sa ei tea, mis nagu toimub. Aga no üldiselt nagu tavainimene selle pärast muretsema nagu ei pea. Panin puid alla sulle. Nimelt on Uller on kohal. Juhu! Andrei teeb välja mul elus esimest korda. I'm the real winner here. Et raudselt teeb küsimuse. Saadab makselingi, vaata. Burgeri eest. Kese? Sina. Muidugi. Nalja teed. Pärtekalt küps. Purksi eest. Tasuta lõunad ja lava. There is no free lunch. Hääd isu kõigile, kes söövad. Pärtekaga jälle sööme. Sa võtsid suure või? Ei näe. Jah. Mida sa naerad? Kelli võtsi väikselt prikadest. Aga me võime vahetada. Me võime isegi väikselt prikadelt. Me tahan prikadelt. Aga mulle ka. Muidugi. Vait. Hääd isu. Hääd isu kõigile, jah. Mitu korda kinni istunud ja 2 eluloo raamatuski kirjeldanud oma kuritegeliku minevikku. Seega pole ime, et sõbrannad tõmbusid pisut kangeks, kui suhe Malluka ja endise vangi vahel susisema hakkas. Eks alguses oli Malluka sõbrannad läksid, siis olid pahased, et ta hakkas Märteniga suhtlema või? Sina, jah? Sina olid pahane või? Ma ei olnud pahane. Ma ei nagu mingi, okei, I'm happy for you, aga ma ei ikkagi, mul olid nagu enda eelarvamused, et noh, et meie podcastis oli just natuke aega seda enne, kui nad tuttavaks said, oli see, et Mallu küsid, et millist meest sa kindlalt ei võtaks, et ta on mingi vang. Kes on, nagu ma ei võtaks vangi. Ja siis nüüd inimesed toovad seda vaadata. Aga vaata, never say never. Never say never, täpselt. Kohe lappes. Kohe risti vastupidi. No ütleme nii, et ma ei olnud vist kõige nagu supportivam sõbranna, vaata, ja siiani on Märten näidanud, et on väga hea mees ja et ma juba tegin ülekohut alguses, aga noh, samas ma ei teinud seda nagu täitsa 0 koha pealt, aga samas ma oleks võinud viisakamalt vangis, vaata istunud. Aga oleks võinud seda viisakamalt teha, vaata, võib-olla, et oma muret väljendada. Ma olin ka alguses võib-olla selline, et ta teeb see karti. Tänksed seda ubedad seda juttu. Ma ei mäletanud, et ma olin seda. Tehakse, et ära oma ID-kaarti jätta, ta on ju et ära oma pangakaarti jätta kuskile, et tema see plaan oligi ju see, et ta paneb sinna ennast usaldama ja ta teeb su tühjaks. Aga ma praegu tunnen, et tegelikult on nagu hea inimene ja ise, noh, praegu isegi kui ta teeb kõik tühjaks, siis praegu meil on kõik hästi ja tore, nii et mul ei ole midagi öelda. Ta on hea inimene selles, isegi kui ta nagu peaks nagu pangakonto tühjaks tegema, siis... Ei, no ma mõtlesin selle peale, et no, et ütleme need, et ma ei tea, Märten aasta pärast ongi full scammer, no teebki Mallu rahast tühjaks. Savi, teenime raha tagasi, ei ole midagi. Ei, Märten nii armastab Mallut, aga lihtsalt algus ikka natuke nagu olin, jah. Lähme edasi. Jah, rääkisid nagu siis, jah. Said südamelt ära. Vaat see on ka huvitav Malluga. Mallu ei pese käsi absoluutselt. Kas sa pead sükest asja ütlema avalikult? Miks mitte? Kelli ka ei pese käsi. Mida vittu sa ajad? Ma teadsin, et seda ütled. No pese käsi. Muidugi pese. Sa ei pese isegi midagi ise. Ma hakkasin praegu sindeks pausima. Siis kuradi jää vaid. Ma pesen kogu aeg käsi, ma isegi ei mõtle selle peale. Aga kui sa kotte sügad, kogu aeg pese. Mind häirib nii väga, et kui nagu... Sügad kotte, saad kohe käsi pesema. Kui mind natukene mida häirib, ma kohe pesen nagu. Konstantselt. Ta sügab kottes nifib peale. Mida sa oled idiot player, reaalselt? Hey, I love it so much. Olid nii dirtid inimesed. Mul oligi tahadega käppa suruda ega midagi. Kõik pisikud teie enda.
no sa täiesti inimene. Jaa, ärme üldse kuuleda. Ja täpselt, me katsime selle kõik täpselt niimoodi kokku, et mul on õigus vaata. Ta lõikame. Reaalselt. Ei, siis teate, siis teeme TikTok live'ist Hell Oli, vaata. Reaalselt. Näete, on midagi vähed rohkem. Mul on kõik öeldud. ma olen küll influentseer, aga ma olen kõige kergemini influentsitav inimene maailmas, nii et kui ma nägin neid, siis ma olin nagu, mul on kohe vaja teha seda. Sa oled teinud geenidest ja ma tegin. Mis sa tead said? Mul on isapoolne pere Lääne-Afrikast. Okei, poleks arvanudki. Kambiast. Kambja või? Mis tänavas ma praegu olen? Mul on vaja Pikka tänavasse saada. No mis linna Pikka tänavasse? Mis linna? Tartu linn ikka või? No aga me ei ole üldse Tartu linnas. Kus te olete siis? Me kõik oleme siin praegu. Selle koha nimi on Kambja. Mis asja? Kambja? Kambja? Meil on ka Kambjas või? Kui ta tuttavalt, siis on tema ka Kambjas, jah? Aafrika on kont. Meil on Kambjas, Aga ühesõnaga see geenitest on päris äge. Jaa. Ma ei tea, mis ma oleks sellest. Mina rääkinud Lõuna-Aafrikale, vaata. Ja siis ma saaks seletada, miks mul suur on, vaata. On Kelly või? On küll, jah. Geenid. Aga... Ei saagi nalja teha, ei saagi nalja teha, No vot sellega sa ei saa. Ei saagi nalja teha. Kas te pitsat tahate või? Ma saan Kelly oma pitsa. Vaadake seda. See on massive. You know what else is massive? Issand juma. Ma käin vetsus ära. Ma peaksin käed ka ära. Kuule, Pärtekas, ära situ seal, palun, ma kuulen. Vennal tõmbas mäk pasa huugama kohe, vaata. Oi, pesetki käsi või? I'm back, baby. Nii, vaatame nüüd. Reaalselt, me teeme mingi 4 aastat mingi ühte reakti või? Ma peaks 20 € saama juba. Ma nägin, et Paljas porgand käis siin oma Peikaga esimest kuud tähistamas ja kohe, kui ma siia voodisse istusin, siis mul tuli meelde, kuidas ta tegi story'd, et üritasime õhtuläbi filmi vaadata, panime 3 korda tööle, aga sekundid. See on täpselt, vaata, minu probleem tegelikult nende kõikide nende hoonete ja mingite sellist ägedate, vaata, mingi houses või mis need on, vaata, et kõik mingid infukad asjad teevad, vaata, lähevad paarikad, kõik asjad lähevad sinna, vaata kui äge. Türa, sa tead, mis nad teevad seal, vaata. Siis nagu, türa, ma ei lähe lihtsalt juba selle pärast sinna, siis ma tean, et sa rüvetasid selle pasa täis seal, vaata. Paneb story'sse ka veel appa. No me siin raudselt Netflixi ei vaadanud, no hallo. Ei, no palju me teame, et sa ei pea meile veel meelde tuletama, et sa nagu said normid. Täitsa lõpp, no. Juba. Märten teeb siukseid asju, et ta kunagi tegi mulle siukse pisikese raamatukese. Ise meisterdas. Käis raamatukogus printimas, sest meil pole printerit. Ja siis ta pani siia pilte meist koos ja siis ta on kirjutanud siia ilusaid asju mu kohta. On kirjutanud, su naljad on parimad, sa oled väsimatult vaimukas. Ei ole keegi mind kunagi nii palju naerutanud. Nii armas ju. Ei, nunnu. Täiega nunnu. Lihtsalt mul oli nii tore seda kuulata, sest ma olen praegu lihtsalt mingi ainult traumat saanud ja et kui paistes ja rõve ma olen vaata. See on nagu tore, et nagu mõned mehed ütlevad ilusaid asju naistele ka. No aga siis leia siuke, palun. Mina olen su sõber, ma pean nagu ikkagi su maa peale vahepeal tagasi tooma, vaata. Ei, aga nagu praegu, kui keegi ei ütle mulle ilusaid asju, siis sina, kui mu sõber võiksid öelda mulle ilusaid asju, kui näiteks tuleb keegi, kes ütleb mulle Sõprus ei käi nii. Okei, et see on pigem nagu shit and die kogu aeg. Sõbrad peavad alati maa peale nagu sind tooma. Sa ei muidu lehme, et sa sööd sulaati. Ma mõtlesin, las ma mõtlen, tule. Mida sa matsutad? Ma mõtlesin samal ajal. Aga kurat. Näed, hamblisidki praegu ära. Mul ei ole mingit probleemi tegelikult Märteniga kihlumisega, aga nagu ma ütlesin, ma ei oskaks sellises olukorras käituda. Ja nüüd mõtle, keegi filmib mind veel kaameraga. Ja milline see filmides on? Keegi küsib, kas sa abiellud minuga? Ja siis naine on mingi jah, ja 1000 korda jah. Aga ma oleksin nagu 5-5. We're doing it. Tap me up, bro.
okei, no davai. Oota, aga kuidas see vaata, kui nad kihlasid, mina olin nendega ja siis ütles Malju minu arust mingi, mida vittu või midagi sellist. Sa olid nendega või? Me oleme Maljuga Soomes, siis Märten tuli üllatas Maljut, vaata. Soomes kihlusid või? Aga vaata, Märten tegelikult ei ole Soome riiki lubatud. Ja siis see oligi see üllatus, et Malju oleks kunagi osanud eeldada, et nagu... Oota, mis asja? Oota, okei, ma saan aru, miks ta ei ole lubatud, aga kuidas ta sinna sai siis? Lihtsalt sõitis. Ja siis oligi, sõrmus oli minu käes, et kui ta piirilt maha võetakse, et siis on plaan on cancel, vaata, et ma ei nagu part of the plan, vaata. See oli päris äge. Et Märten on mingi vaata, et Malju liiga vittu jooks ennast. Ma olin mingi, okei, ja siis ma näen, kuidas ta panevad, et vestlusastus sai läbi. Üks teine kolmas. Šotte, siis ta kutsus mingid inimesi kaasa veel meile hotelli, vaata, tal on alati see asi, et ta kutsub meil vestlusõhtul, kui me käime kuskil, eriti välismaa, ta kutsus veel mingid inimesed kaasa sealt Soome vestlusõhtult ja siis ma üritasin neid välja öelda, et mine ära. Siis Malju tuli mölises muga, miks sa viskasid välja, see on nii ebavisakas inimene, ma lihtsalt nii pinges, ta on nii plämmis, siis ta võttis ennast hästi paljaks. Ja siis ma olen mingi, ja siis vaata, kui ma kõik välja viskasin, ma panin kuri, võttis paljaks, läks voodisse ja ma olin mingi, oh my god, ja ma nagu, I had one job ja ma lihtsalt ei suuda. Siis ma lõpuks sain talle valge mingi T-särgi selga, nii et tal ikkagi nagu suht palja perisega, kui Märten tuli. Ja siis ma olin mingi, okay, I'm so sorry, this is the best I could do. Aga tegelikult see oli ikkagi tore ja nad tegid veel teise kihlumise ka kunagi uuesti. Nagu viisakama nii-öelda? Kodus ja et selles mõttes chill. Anna mu käekott ka, palun. Jaa, kohe. Ma lihtsalt armastan seda tema juures, et ta detailega midagi kunagi... See on nagu Justin Bieber, vaata see heliga, vaata uksest välja, vaata pamm kohe kinni. Naine pole veel välja läinki, vaata. Püütellikkus pole surnud, vaata. Vaata seda palju, kes räägisin Flamis on. Mida vittu just juhtus? Ja tegelikult Märten on nagu, ei, aga Märten on nii gentleman, ta teeb alati Maljule kõik auto uksed lahti, kõik uksed kogu aeg, Malju ei vast ole ust puutunudki nüüd. Nii et ma arvan, et ta tundis sellest päris halvasti. Küsi Kelli käest ka, kas ma olen gentleman selles osas. Kelli käest ta teeb selle uksi lahti või? Auto uksi küll mitte. Hüppa ise siia Mersusse. Taksosse lähme siis teeb. Raha tiksub ära uiärda. Kelli ta vaid sisse. Ei, reaalselt iga sekund on tähtis. 12 senti sekund ta vaid. Tere praegu selle peale, et me siin oleme, vaata, me kaotsime praegu mingi 50 senti näiteks. Ei, aga... Jaa, aga tavauksi teen ju lahti kogu aeg, vaata. Ja saadan esimesena sisse, vaata. Ja Andrei tegi mulle... Ja kui sa CS-i mängid, sa tead, miks sa üldiselt saadad inimese S-ana sisse uksest. Te ei saa isegi referentsist aru, mis te kobised. See ta, et tema saab ennem kuuli. Ma kuuli saad. Ei, see on nii õige. On sul ole ära ka? Okei, appi. God damn, bro. Ei, no way, ma mõtlesin, te ei saa aru sellest. Sa arvad, et me oleme debiilikud. No võib-olla midagi sellist. Mis asja, nagu, see on nii loogiline. Nii loogiline. Loogilisemad käiku. Ei, reaalselt nagu. Ei no, aga see ei tähenda seda, et sa võid surma saada sealt seesist, kui sa S-ana nagu uksest välja. Kui longist välja piigid, siis ma ikka supportin flashiga üle, vaata. Jaa. Et siis vastan... Mida ma räägin siin? Mida sa jäpid teadnud? Ei saa aru üldse. Palun vaadake auto puhtusega. Muidu kuule. Okay, ma saan aru, mul vahepeal on mingi taarat, vaata, ma kogu aeg joon, kogu aeg mingi pudelid, vaata. Tahad jooki roolisin? Jaa, tere, ma olen viina seal, panen pitsa, vaata. Aga mingi fucking edamaamed või mis see kuradi lihtsalt herned, vaata. Herned on jah. No suvi, ma sõitsid või trippisid, siis ta vist äkki pani sinna nagu trippe ajal, et ikka koristab ära. Me ei lähe restorani tegelikult. Me ei lähe teatrisse. Me ei lähe teatrisse ka. Kuhu me lähme? Me sööme siin, meil on 5-käiguline austrid, asjad. Tegelikult. Oh my god, yes! Kui ma õnnelikumad nägu näinud, vaata. Ma ei olegi just Maljut nii õnnelikuna näinud. Reaalselt, et ta ei pea kuskile minema. Et ta ei pea kuskile minema, tal tuuakse toit koju. Jah. Saab austreid süüa. Me tegime tüdrukut õhtu ka kodus tal, ma räägin, ta tahab kodus olla. Ma isegi nägin seda. Ja, ei nagu, ja see, kui see mõni mõtleb, et aitasin, et ainult kodus, ta oli mingi reaalselt parim päev ever ja nagu I love you. Mõnda tal on, jah? Ja.
issand, ma mõtlesin, et sa viid mu ikka teatrisse. ma ei vii sind teatrisse. Ja see oli väga tore, sest mulle meeldib, mu lemmikasi on nagu kodus olemine või nagu mitte kuskil eriti käimine. Issand, kui glamourne. Kurat, kas see on natuke cringe ala või? Mida? Ma kokaga niimoodi. No, aga see on mingi vend tölberdab seal kogu aeg. Kui sa restoranis käid, siis sa ei ole ka vaitu selles mõttes ja ta ei ole ju kogu aeg kõrval ja nagu ta vahepeal toob sulle toidu ära, siis läheb kööki tagasi. Et ta ei tiksu nüüd seal kõrval. No mis te siis jutustate? Rääkige kossi. Rääkige meile ka, no mis uut on tulnud? Jaa. Sul ei ole mingit uut kossi nüüd nädala jooksul tekkinud. Pärtelpoja kossinurk algab nüüd. No ühesõnaga hakkas jutt mingi aeg selline, et Katrin Lust väidetavalt on oma mehest lahku läinud ja teda on juba nähtud uue mehega Pärnus. Oli vist Pärnus. Ja ühesõnaga Pärnus. Kumba on nähtud uue mehega? Lust. Ja väidetavalt Lust oli mingi uue mehe ja oma lastega Pärnus nähtud. Ja nüüd Malju pani story, et... Juba? Asi on tõsine, kurat. Breaking news! Kossi minut, mis värk selle Katrin Lusti ja ta kihlatu suhtega siis on? Ühesõnaga tuli mingi päev välja screenshot, et Kuure lehel, et annan teada, et hülgasin oma pere hüüumärgiga. See oli 12 minutit üleval enne, kui see maha kustutati. No way, bro! Mees pani selle üles. Nii, ma arvan, et mees pani. Minu laste isa Oliver Kilk hülgasin pere ja lased. No ta on mingi kirjavigadega siin. Ja nüüd nad kirjutasid omavahel. Ka Malju kirjutas Lustile, et ühesõnaga sinu vastus on, et sa ei ole Oliveri sõbraga koos. Oota, mis asja? Malju on nagu nüüd reporter või? Ta oli mingi... kirjutab nagu kroonikad ja elu. Jälle, mis simulatsioon see on? What's going on, bro? Ühesõnaga, tema ütleb, et ta ei ole Oliveri sõbraga koos, leppisime ära ja homsest juba kodus. Ja Oliver ütles, et tema armastab oma naist ja eelkõige peret. Ühesõnaga, vist leppis ära korraks, sest olid ikkagi lahus, aga... No ma ei tea. Ühesõnaga, uudised on siis see, et Lust läks lahku, vist läks kokku tagasi. Savi ju. Pärteka kossinurk on saanud väärika lõpu tänaseks. Järgmine kord on midagi uut siis. Pärteka kossinurk. Siia peab mingisuguse AI-ga tegema mingisugusele biidi, vaata. Pärteka kossinurk. I need a minute long show about gossip. Whispers fly and secrets spin where the buzz and chat begin in the nook, the juicy brew. Pärteka kossinurk where the Pärteka kossinurk. Mine võitsi! Ei ole võimalik! Oh my god, the cringe, bro! Appikene. Ei ole võimalik! See on tegelikult päris catchy stuff! Pärteka kossinurk! Aga sa tahtsid, et see on catchy ja see on catchy. Mis eesti keeles tuleb? Haurab tassis sees, Pärteka nurk sind jälle ees. Jutud lendavad siit ja seal. Kõik saladused tulevad siit. Ei ole võimalik! See on nii veel. I love it though. Mis see lause siin? See kõik saladused tulevad. God damn, bro! Nüüd on parim laul. Ma saadan selle Eesti laulu. Saladused tulevad siis. Ei, see on nii hea laul ja enda elu. Bro. Ei, see on nii loppes. Oi, vaesikene. Romantiline hetk nagu noaga lõigatud. Ma olin sellel ajal, kui nemad see romantilist seda tegid. Mina olin kodus fightisin Lustiga, ma nagu pingelaes. How dare they? Oota, kes? How dare they Jaa, ei. have dinner? How dare you? How dare you? Ei, muidugi, no mina ei teadnud, teadsin küll, et nad on, aga ma lihtsalt, nagu ma isegi mõelnud selle peale, ma lihtsalt mingi all in with Lustiga. Kuule. Love you. Mina sind ka. Sina oled kõva etiketi.
Miks mind sõna olgu mitab? Sa tahtsid oleks catchy. That's fucking insane. Tahaksid kõringi Ma olen söönud enne Eeriku seda lõhes tšüvitšet ja see on amazing. Oh my god, kui te teaksite, kui hästi see lõhnab. We don't care. Me tahame lustidraamat näha juba. Kohe varsti tuleb. Ma just üks päev sõitsin koju ja siis mõtlesin, et huvitaks, ma peaks sulle lilli tooma. Ma ei ole su kunagi lilli tooma. Palun lõpetame siuksed jutud. Palun ära kunagi tooma lilli. Meestel ei ole vaja siukseid asju väljas. Tead, mis mul meeldis? Kui sa massööri koju kutsusid? Võt, see oli mõnus. See oli väga mõnus. See oli väga mõnus. Söök on romantiline. Tead, mis oleks romantiline või? Suu võtaksid mul iga päev. Tuled siia. Andrei, mis on viga reas? Ma tahan kossi näha juba, ma ei suuda. Ma saan aru, jaa. Aga nemad veel ei tea, et kuradi... Neil on bardakis. Jaa, ma räägin, nad saavad Austrit ja räägid, et lillad ja nunnu ja vaata, nad ei tea, I'm fighting for my life. Oli, Samal ajal sipleb Kristine jätkuvalt suvepäevade skandaali murdlaintes. Selgub, et keegi on meediale lekitanud tema isiklikele sõpradele mõeldud Instagrami postituse. Ma ei kujuta ette. Nagu ma olen nii šokt. Kuula, mu close friend lekkis ja ma sain teada, kes see oli. Ja niimoodi, et see kuur ja vaata, see sama, mis see postitus oli, mina panin enda story's üldse, et mida ta üldse targutab, et see, aga ma panin close friends, et nagu lust on loll. Ja siis vaatan, et mul oli seda story't, et 15 inimest teinud ja siis lustile jõudis see. Ja ma olin mingi täiesti pekkis, kuidas see lekkis, sest et mul on close friends'is mingi 35 inimest. Ja ma olin mingi tavai, siis ma panin uue story, siis see lekkis ka uuesti, aga siis ma vaatasin kohe ära, et kes on näinud, tõmbasin ja siis ma vaatasin, et alguses seal oli, Marju Karin on ka seal. Siis ma mõtlesin, kurat, see ei saa Marju olla, nagu ma küsisin veel Marjult, et ma tahtsin nagu rünnata, aga see oli sina, Marju oli ei, siis mõtlesin, okei, ma usun teda. Ja siis ma sain teada, et see oli Natalja. See oli Natalja. Et tead, kuidas... Kossinurk. Ei saada, et tulevad siis. See oli Natalja. Et tead, kuidas ma selle teada sain. Ma sain seda mingi 10 kuud hiljem niimoodi teada. Et mul on üks sõbranna, kellega ma töötasin ammu koos. Oleme minu sõbrannaga, oleme minu juures. Ja minu sõbranna nagu on ka Nataljaga suhelnud. Tema otseselt ei ole väga temaga sõbranna, aga neil on ühine parim sõbranna Nataljaga. Oota, fuck, mul natuke liiga palju seda kossi. Oota, ma praegu... Nii, aga kuidas see välja tuli, et minu sõbranna oli minu juures ja siis me jõime veini ja siis ta, räägime siis nagu niisama juttu ja siis ta ütles nagu mööda minnes, et et Natalja nagu käib tema kontoga, tal on sisse loginid, vaata. Siis olen mingi, et okei, miks ta oli mingi, et Natalja ütles, et tahab Brigittat käia, nagu seda Brigitta oli ära blokkinud ja tahab nagu, talle ütles, mu sõbranna ütles, et mul on vaja, kuna ma töötan 24, mul on vaja Brigitta kontot näha, et mul on nagu vaja sinna ligipääsu. Ja siis mu sõbranna sai nagu armas, ta oli mingi, võta need ligipääsud. Ja siis ma vaatasingi, et see oligi Natalja, kes siis nägi mu close friends'i ja lekitas siis lustile. Ja oi, kui ma ta kätte saan, aga oli tegelikult ei kotti nagu. Aga ma sain teada, kes see liik oli, sest mul oli nagu, ma ei postitanud peale seda mingi pool aastat close friends vist mitte ühtegi asja. Siis ma olin mingi, et somebody is a snake here. That's a little snake in the grass right there. Literally. He's a little snake in the grass. Ja ma olengi mingi, ja te kõik kannatate enne, kui ma ei saa teada, kas see snake on. Snake on läinud, sest et ma ütlesin sõbrannale, ta viskas kohe Natalja sealt kontost välja ja siis nad hommikul kirjutab, miks sa mu stalkimisaccounti ära võtsid, nagu täiesti psühhopaat nagu aus, aga ja siis, aga sellel hetkel vaata Malju helistab ja ma olin šokis. Ma olin mingi lekkinud, meil on leak in the house. Üks koss on hea, gei nagu sellest, teine koss on juba nagu siuke, okay. See kolmas koss, mis sa nüüd rääkisid, that's too much, bro, my head. Mis on kui haige? Nagu ma ei julge enam vist midagist, kui kattine lusti on nii otsa pääs, et nagu ma tahaks seda inimest teemad, aga ma ei tea, kes on. No, oota, mis ütlesid, sul on 35 inimest seal või? Tegelikult ma vaatasin 40. Tead, mis ma arvan või? Ma arvan, et see ei pruugi olla selles suhtes, et keegi otsa... Märtan istus, et tere küll. Ma fucking tellisin 2 kokka praegu. Mul on mingisugune -1000 euri praegu. Tahaks nagu lihtsalt nautida ja siis Pärtekas helistab. Ei, palju helistas mulle? Pärtekas helistab, et tema close friends'i fucking story on liiki saanud. Ta on räme šokt ja nüüd nagu need on õhtu läinud reiski. Keppi ka ei saa reiski. No, kuule, come on. See on ju tegelikult teada, et kõik, mis sa paned mingi close friends'i või isegi subscriberitele, muidugi see tuleb välja. Ei, no subscriberid
Okei, kuule, ma pean lõpetama, mul tuleb uus käik, ma lihtsalt tahtsin suga kursis olla korraks. ma mingi olukorda, kuradi close friend on lekkinud, on. Ta mingi okei, ma magustan seda mul on nii reedetud tunne, ma ei suuda, ma reaalselt, ma olen paani, ma olen reedetud praegu. That's nice, bro. Kuule, ma olen magustaid ka, et selles mõttes, jah, tean nüüd. Kuule, tšau. aga ei, aga siis ta pani ära, ma ei tea, ega mida oota. Ütlesid ootame? Ma ei öelnud. Tõstad häält ka veel, et kuule, siis või vennad juba niimoodi, mis on ja siis me, mida? Kuule, et keegi jääb karjub siin kõlarist, vaata, kumbi siin kuular, vaata. Ei, no reaalselt. Mida sa karjud, vaata? Või siis vahepeal kuuled, et ta nagu ütleb midagi, siis paned ikka pohhu. Ei viitsi enam. Aga ei vaata, ta on nii ruttu ära. Okei, kuule, ma pean lõpetama, mul tuleb uus käik, ma lihtsalt tahtsin suga kursis olla korraks. Vahepeal tuleb Okei, see on. Okei. Ei, türa ei pane. ta baklažaanile. See baklažaan, mina kuradi heartbroken kodus, tema teeb romantsi. Ei, no täitsa päris. Nii hea. Ei, ma ütlesin. Samal ajal tõrve. Ei, no, täiesti, me naudib ja Jeesus ja... Vanglas on niimoodi üldiselt, et sul tuuakse, ma ei tea, uues vanglas. See on nii casual lause, mida öelda lihtsalt. Mine perse tere. Mingi tädi palab sulle mingi ülifänsilt seda, vaata. Aga meil vanglas on umbes niimoodi. Vanglas käivad asjad nii, et noh, me saagi sul midagi teha. Ma käsi väris. Ei, jaa. See oli väga mõnus. Ilm oli ilus, söök oli hea, vein oli... Pärtekas tundis ennast reedetuna. Sampõhtu! Tunne oli väga reedetud. See baklažaani läks. See tähendab, et urmava õhtu käigus suutis Mallukas toota ohtralt Instagrami postitusi Katrin Lusti suunas. Aga nagu ikka, Mallu enne ütleb, siis mõtleb. See võib talle nüüd kalliks maksma minna ja isegi kohtu, kui... Meil oli terve episood selle peale üles ehitatud, kuidas eelmine kord oli see, et ja nüüd räägime, koss, vaata, bardak. Me oleme 27 minutit vaadanud. 2 minutit. Romantsi. 2.45 on jäänud veel. Ja me alles nüüd saame mingi... by the way, ta tegi ka paar storyt. Me teame, et ta tegi juba paar storyt. Näita mulle siis. Kui sa juba seal oled. Äkki näitab, kui me ei tea. Üli küünte vahele saata. Tavaliselt olen mina see, kellel on kellegagi piif. Ja ma ausalt, ma ei tea Katrin Lusti. Aga mina omalt poolt, et Kristina ei peaks seal piifis üksi olema. Ma ütlen kohe ära, fuck Katrin Lust. Ja nüüd asjad on läinud nii kaugele. Lust on esitanud mulle nõude. Mina vastasin, ei aitäh, ma ei soovi. Nõue oli mingi 5 tonni. Kas ma eksin? Kas see oli 4500 või 5000? Ma ei mäleta enam, sest see on nii lamp asi, et mu aju ei funktsioneeri nii kaugele. Aga mis mul sital üle jääb, pidin vastunõude saatma, sest Lust pani avalikult minu blogipostitus üles internetti ja see ei ole seaduslik, tean ma miks, sest ma olen selle eest juba trahvi saanud kohtus. Ja tead, ma ei oleks ausalt, ma ei oleks sellega päriselt tegelema, aga ma poleks viitsinud tõmmelda. Aga kuna... Tema pani kellegi mingi private asja... Ei, ta tegi niimoodi, et kas Igor Mangil oli see suur horoskoop, mis ta toeb. Ja siis ta ostis selle ja siis ta oli mingi et jagas siis Facebookis. Nüüd tahate ka vaata, et ma ostsin, et ärge te ostke. Ja siis Eesti Ekspress saatis kohe nõude, et tegelikult niimoodi ei tohi vaata. Ja siis ta maksis mingi summakas. Ja Lust, mis on nagu, ta on ise peatoimetaja, ta teeb nagu sellist nagu lüket vaata. Ta ei jätnud mind nagu rahule või mis ma teha saan, ta on mulle nõude juba sisse andnud. Siis ma andsin vastu. Ja nüüd ma olen esimest korda elus, ma ei ole mitte kunagi elus kellegile nõuet esitanud. Nii et Lust võttis mu süütuse. Musu? Ei ole võimalik.
saime lihtsalt pool tundi praegu peiti, noh. Ma nagu mäletasin ise ka rohkem, et nad nagu jagasid, aga samas ma olin ise nii see, ma olin kodust reedetud. Close friends. Lekkis. No nii. See on kõht on täis, saade vaadatud, aga 3 tundi on nii pettunud. Ühesõnaga, kurat, ei saanud seda, ei deliverdatud selle kossiga, aga vähemalt saime sinu Pärteka kossi nurgale, saime intropidina. Jah. ja sealt. kassinurk, kõik saladused tulevad siit. kassinurk, ei miski siin ei jää kinni. Noh, palju like on siis juba sinu sellel? Ma ei tea, jah. Noh, 2000. Lõpeta! Praegu on 2 tunniga 2000 like. Ei, ma räägingi, et ma saan täis ja mul ongi perses, vaata. Ja sa ei saa. Ja mul tuleb veel laupäeval on vaata Hollywoodis on see Ladies Night, kus on DJ set. Jah, sa pead kaine olema. Pettu oma. Ei, ma võin olla savi. Hea töö, rahvas. Okei, ühesõnaga, davai. Episood 5 vaadatud, kui seda video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification. Järgmist 6. epsi maa ja magaks. Aga seni olge tubli, tšau, paka. Kassinurk. Saladused tulevad siit.